Kust kohast sellist looma saab, mida ta sööb, milline on tema terraarium. Mõtlesin, et räägin natuke siis lähemalt habeakaamidest. Tema on siis Elts, meie tüdrukust habeakaam ja maikuus saab ta 1-aastaseks, et minu jaoks on ta veel selline beebi. Terraariumist rääkides, ehk siis kus habeakaamid elavad, kodustes tingimustes. Üks ots on terraariumis külm osa ja teine on soe osa. Soojas osas temperatuur võiks olla selline +37 ja külmas osas selline +20, +22, 23. Ja selle temperatuuri saab saavutada sooja lambiga, pannes selle ühe terraariumi otsa siis. Kindlasti ei tohi ära unustada, et terraariumis peab olema pikk UVB-toru. See imiteerib siis päevavalgust ja kui UVB-lampi ei ole habeakaamide terraariumis, siis neil tulevad erinevad luustikuhaigused ja muud jubedad haigused. Nii et õige UVB-lamp pluss soojuslamp on väga olulised terraariumis. Terraariumi mõõtudest. Terraarium on suur, võiks olla pikkus selline 1,5 meetrit, sügavus ja kõrgus selline alates 70 centimeetrit. Mida suurem, seda parem, sest need on siiski suured sisalikud. Mida habeakaamid söövad? Kuni 1-aastaseks saamiseni söövad nad usse, prussakaid, rohutirtse, kilke ja ka rohelist salatit, natuke paprikat, selliseid juurikalisi. Aga kui nad saavad 1-aastaseks, siis nende toidulaud moodustab 80% on siis aedviljad ehk siis rohelised salatid erinevad. Ja 20% on ainult putukad. See on tingitud sellepärast, et neil ei ole vaja enam väga energiat kasvamiseks ja enamasti siiski kodus habeakaamid elutsevad terraariumis, seal nad väga ei liigu ja lihtsalt ainult elus toitu putukaid neile söötes nad läheksid ülekaaluliseks ja tekiksid erinevad terviseprobleemid. Kus habeakaame saab? Habeakaame saab erinevatelt kasvatajatelt Eestist. Kõige paremaks abimeheks on Google ja otsige sealt erinevaid habeakaami kasvatajaid ja võib-olla saate endale ka ühe sellise toreda habeakaami.